Aadressil Julius Kuperjanovi 12 asuv Körtsimaja ehk rahvasuus lõvidega majaks nimetatud hoone ehitati arvatavasti 1910. aastal Riiast pärit arhitekti kavandite alusel. Sel ajal kandis tänav nimetust Vladimiri. Hoone on kandnud erinevaid aadresse: Vladimiri 19, Vladimiri 10, Kuperjanovi 10, Nõukogude 12 ja Kuperjanovi 12. Jugendstiilis ehitise linnapoolses otsas on massiivne kahekorruseline kiivriga torn. Teise korruse kõrgusel hoone nurgas asub ümarerker. Fassaadi keskosas on rõdu ümarakna ja selles oleva ukseavaga. Hoone fassaad on fantaasiarikkalt dekoreeritud. Külgrisaliitide liseene lõpetab rippdekoor pärjaga. Teise korruse seinapinnal asuvad suured lõvimaskaroonid ehk lõustmaskid. Karniisi all on friisvööt, kollaste ja siniste plaatidega malelauakujuline muster. Hoone hoovipoolsele küljele lisati hiljem poolkorruse ulatuses juurdeehitus, mis on nüüdseks lammutatud. Samuti eemaldati katuselt algselt seal olnud kipsist naise kujud ning paigaldati need iluaeda. Lõvidega maja on Valga üks suurim ja säravaim elamu enne esimest maailmasõda. Maja omanik oli hambaarst Julius Körts, kellest kahjuks fotosid meie andmetel säilinud ei ole. Lõvidega maja elanikud olid linnas esimesed, kes said nautida veevärki ja luksust nimega vannituba. Körtsi töö ja eluruumid asusid maja teisel korrusel. Tornist viis trepp üles tema maletuppa. Ülejäänud korterid olid välja üüritud. Majas rentisid ruume ka teised arstid, näiteks doktorid Polikovski ja Polikovskaja ja Juliuse vend. Samuti hambaarstina töötav Rene Körts. Siin majas elasid mõnda aega ka Kadri ja Ernst Murrik, Eesti-Soome draamakirjaniku läbi aegade rikkamaks Eesti kirjanikuks peetud Hella Voolijoki vanemad. Julius Körts oli väga kunstilembeline ja suur malehuviline. Sellele viitavad nii hoone fassaad kui aias olnud jugendstiili skulptuurid. Samuti oli ta 1920. kuni 1930. aastail üks silmapaistvamaid harrastusdendrolooge, kes ajas maja taha pargikese, mis ulatus mööda mäenõlva alla praeguse staadioni alale. Hambakarva maja tagant laskus orgu uhke trepp, mida kaunistasid marmorkujud. Oma aias kasvatas ta mitmeid ilupuude liike ja aedvorme. Samuti jälgis ta haruldaste võõrliikide levikut, seisundit ja kasvuolusid Valgas ja selle ümbruskonnas. Eriti huvitas teda võõrliikide külmataluvus. Haruldastest puudest ja põõsastest kasvasid seal näiteks hõlmikpuu, Kanada-tsuga, paavihobukastan, trompetpuu, must mooruspuu, hallinellas ja nii edasi. Körtsi aias kasvanud hõlmikpuud on uurijate tähelepanu paelunud ka hiljem. Tema sulest on ilmunud 2 kirjutist puude külmataluvusest Saksa dendroloogia seltsi aastaraamatutes. Meenutused. Mai Simson. Staadioni ehitamise ajal võeti maha selle maja aed. See oli imeilus. Trepid tulid maja juurest alla oja ja 2 tiigi juurde. Tiikide juures kasvasid langevate okstega pajud. Trepp ei langenud otse järsku. Seal olid vahed, kus sai puhata. Istmeid siis enam polnud, aga olid alused, millel pidid olema kujud või vaasid. Räägiti, et seal oli olnud valged marmorkujud. Sinna elama pandud Vene ohvitser ütles, et nende kujude koht pole siin ja viis nad ära. Mitu neid kujusid oli, ei tea. Ei tea ka, keda nad kujutasid. 1950. aasta sügisel kasvas seal aias hõlmikpuu. Üks klassikaaslane tõi ja näitas mulle neid lehti. Puu oli tol ajal juba osaliselt kuivanud. Imetlesime alati seda maja. Hilisemad aastad 1982 kuni 2001 hoov oli suur ja ilus.
kasvas pärnapuu ja oli ehitatud lehtla. Lapsed mängisid liivakastis ja kilgutasid mäest alla otse staadionile. Naabrite omavaheline läbisaamine oli väga hea. Peeti ühiseid jaanipäevi ja koosviibimisi. Elutingimused polnud enam endiste aegadega võrreldavad. Maja oli rõske ja pime. Pesemisvõimalused puudusid. Pesuvett sööndati pliidil. Veets asus pikas koridoris. Pesu kuivatati tühjas korteris. Kui maja lagunema ja inimesed järjest välja kolima hakkasid, polnud enam midagi ilusat. 2001. aastal kolisid välja viimased elanikud. Maja seisis tühjana ja kinni löödud akendega. Kuni Valga linnavalitsus 2017. aastal hoone omandas ja 2020. aastal maja renoveeriti. 29. august 1915. Vargad tungisid hambaarst Kõrtsi majja, kooliõpetaja Pallu korterisse ja tegid selle täiesti tühjaks. Ära võeti muuhulgas püstol ja raha ning isegi kirjatarbed. Kooliõpetaja oli just eelmisel päeval sinna sisse asunud. Juuni 1921. Eesti Vabariigi kodanikeks on Valgast muuhulgas võetud Julius Kõrts ja Jakob Eduard Tuvin koos oma abikaasa Liisa ning laste Elvira, Eleonora ja Arvediga. Kaitseliidu kütiselts korraldas järjekordse laskevõistluse Priimetsas. Seltsi tegevusest võttis osa mitmeid väga tuntud äritegelasi. Kõrts, Vender, Kross, Saar, Peterson, Peep, Kivi ja teised. 12. september 1926. Valga vabatahtlik tuletõrje selts tähistas 59. sünnipäeva. Hommikul oli tuletõrjujate paraad ja pärast omavaheline koosviibimine. Tähtpäeva puhul jagati ka aumärke. Muuhulgas said 35 aasta teenistuse eest aumärgid Turman, Vassil, Tiltin, Kollang, Alver ja Tiisler. 30 aasta eest Kõrts, Veidemann, Einer ja Messu. 15. veebruar 1937. Värsked miljonärid Valgas. 13. veebruar kujunes klassiloteriil Valga õnnepäevaks. Siia langesid peavõit 50 000 ja 15 000 krooni suurune võit. Nagu meie pühapäevases lehes teatasime, sai juba laupäeval lõuna ajal mõni tund pärast võidulooside rattast väljavõtmist teatavaks 15 000 krooni võiduvõitja, kelleks osutus Valgas Kesktänaval 15/17 elutsev saksa rahvusest hambaarst Rene Kõrts. Õnneliku võitjat üllatas võiduteatega hommikul kella 10 paiku Valga malevastaap, kust pilet oli müüdud. Mehel oli hommikune kohvi joomata ja nagu ta pärast seletas, ei tulnudki sellest hommikueinest midagi välja. Hakkasid tulema õnnitlused ja järelepärimised telefoni teel ja suusõnal, mis ei andnud mahti muule mõeldagi.